Tänase tunni teema on lineaarvõrrandid. Alguses me vaatame teiega, mis on võrrand üldse, mis on lineaarvõrrand, millised omadused on olemas võrrandil, lahendame lihtsamad ja natukene raskemad lineaarvõrrandid ja tekstiülesanded lahendame ka, kus me peame koostama võrrandi ja pärast lahendama seda. Ja esimene, et selline definitsioon, et võrrandiks nimetatakse võrdust, mis sisaldab tundmatut suurust või tundmatut. No, te kõik nägite juba võrrandid erinevad, jah? Ja põhikoolis meil olid siis lineaarvõrrandid ja ruutvõrrandid. Näiteks lineaarvõrrand on selline, siin on tundmatu x või siis näiteks x ruudus miinus x ja ka võrdub 7x. No täna mul pliiats hästi ei hakka kirjutama, ma võtan uus, proovin sellega. Et praegu seda kustutan, proovin uuesti kirjutada. 2x ruudus miinus 4 x võrdub näiteks 5 x miinus 7. See on ka võrrand, siin on ilusasti tundmatu olemas, see on x. Tundmatu võib olla tähistatud ka mitte x-iga, et näiteks 7 miinus 3y võrdub 10. See on ka võrrand. Ja edasi võtame, et kõige tundmatu väärtusi, mille korral võrrand muutub tõeseks võrdluseks, nimetatakse võrrandi lahenditeks. Ehk kui meil on võrrand, siis tavaliselt, mis me teeme, me lahendame seda võrrandi. Mis see tähendab? Et me leiame x-i või me leiame seda tundmatu tähe, mis on antud. Näiteks lihtne lineaarvõrrand 2x võrdub 4. Et mis arvuga on vaja 2 korrutada, et saada 4? See arv on 2. X võrdub 2 on selle võrrandi lahend. Kui meil on tegemist lineaarvõrrandiga, siis sellel on ainult üks lahend, võivad ka olla olukorrad, kui ühtegi lahendi pole või lõpmatuseni palju lahendid. Täna me vaatame ainult sellised võrrandid, kus on ainult üks lahend. Ja omadused, mis võrrandil on olemas, et võrrandi pooli võib vahetada, see omadus mina tihti kasutan ja õpilased tihti küsivad, mis te siin tegite, mis võlutrikk, aga see ei ole võlutrikk. Näiteks, kui võtta sama võrrand, nagu ma alguses võtsin, ma võin seda kirjutada nii, et mul on 4 vasakul ja 2x paremal ja midagi ei muutu. Sellel võrrandil on samasugune lahend nagu esimesel. Seda ma tihti kasutan, kui mul on tundmatu paremal pool. Minu jaoks on mugavam, kui tundmatu on vasakul. Näiteks, kui mul on selline võrrand nagu 3 võrdub 5 miinus x, siis mul on mugavam mõnikord kirjutada nii, et tundmatuga osa on vasakul pool. Aga see omadus on väga hea, kui te teate, siis te võite seda kasutada, et kui me muudame lihtsalt pooled, siis midagi ei muutu, märgid me ka ei muuta, lihtsalt lahendame nii, et kuidas mugavam lahendada. Järgmine omadus, et liidetavad võib viia võrrandi ühelt poolt teisele poole, muutes nende ees märgi vastupidiseks. Et kui meil on näiteks 2x selline võrrand, siis selle viie koos tema märgiga ma saan viia teisele poole nii, et ma muudan tema märgi vastupidiseks. Kui oli -5, siis teisel pool see on +5.
Vot selline omadus on olemas ka, mis me väga tihti kasutame, kui lahendame lineaarvõrrandid ja mitte ainult lineaarvõrandid, ruutvõrandid ja muud võrrandid, mis me veel õpime teiega. Ja veel üks omadus väga tähtis, et võrrandi mõlemaid pooli võib korrutada või jagada ühe ning sama arvuga. No, seesama võrrand, mis meil oli alguses, 2x võrdub 4. Kui ma tahan jagada mõlemad pooled 2-ga, mina seda 2 valisin sellepärast, et see on x-i koefitsient. Ma jagan seda 2-ga, aga ma pean jagama siis mõlemad pooled. Mitte ainult 2x 2-ga, 4 ma jagan 2-ga ka. Ja vormistan ma niimoodi, et ma väike vertikaalne joon panen ja siis jagada 2-ga. Siis on selge, et ma jagan mõlemad pooled. Ja kui ma 2x jagan 2-ga, siis ma saan x-i ja 4, kui ma jagan 2-ga, siis ma saan 2. Ja sama vastus, nagu ma juba sain enne, x võrdub 2. Nüüd omadused meil võetud, proovime need kasutada. Esimene ülesanne, et lahendage võrrand. Lineaarvõrand, see ongi lineaarvõrand, kuna siin ei ole x ruudust, siin ei ole x kuskil nimetajas. Sellised võrrandid, kus x on nimetajas, me ka varsti võtame, kui õpime edasi. Need on murdvõrrandid. See võrrand on lineaarvõrand. Ja me lahendame seda niimoodi, et me tõstame kõik elemendid x-iga ühele poole ja need, mis on x-ita, teisele poole. No tavaliselt see pool, kus on x-it, on vasak pool. Võib ka olla parem pool. No teeme nii nagu tavaliselt. 9x oligi vasakul, see jääb. 2x me tõstame nüüd vasakule ja selle märk muutub vastupidiseks. Praegu 2x paremal plussmärgiga, kuna märk ei seisa, see tähendab, et see on pluss. Siis teisel pool see on miinus. Ja miinus 25 oligi paremal. Miinus 4 on praegu vasakul, aga me tõstame seda paremale vastupidi märgiga, mis on pluss 4. Miks me seda tegime? Nüüd meil tekkisid vasakul pool sarnased liikmed. Me võime need kokku võtta. 9x miinus 2x kokku on 7x. Teisel pool me tegutseme täpselt sama. Need arvud, mis on praegu paremal pool, me võime võtta kokku, ehk siin me lahutame. Miinus 21. Ja viimane saame x-i saada, et ehk lahendada võrrandi. Me jagame kõik 7-ga. See 7 on valitud sellepärast, et see on x-i koefitsient. Kui me 7x jagame 7-ga, see on x. Ja kui me miinus 21 jagame 7-ga, see on miinus 3. See on meie lahend. Ja ükskord me teiega teeme kontrolli. Pärast me ei hakka sellega tegelema. See võtab aega. Te võite pärast ise kontrollida iga lahend, mis me täna saame. Aga mis tähendab kontroll? Nagu me vaatasime juba, mis on võrrandi lahend, et me leiame x, mis on sobib, mis on selline, et kui me võrdleme vasak ja parem pool, siis nad on võrdsed selle x-iga. Ja me kontrollime nii, et me võtame vasak pool, võtame seesama x, mis me leidsime miinus 3, paneme x-i asemel ja arvutame 9 korda miinus 3 miinus 4 võrdub miinus 31. Ja parem pool 2 korda miinus 3 miinus 25 miinus 6 miinus 25 on miinus 31. Vasakul pool on miinus 31 ja paremal pool on miinus 31. Vasak pool võrdub parem poolega. See ongi kontroll, aga edaspidi me seda ei tee.
Aga te teate, kui on küsitud, tehke kontrolli, siis on vaja arvutada vasak pool, parem pool ja vaadata, kas nad on võrdsed ikka. Järgmine. Lahendage võrrand ja siin on x asemel juba v, aga ikkagi me kasutame samasugused reeglid, samasugused omadused nagu eelmises. Me v-ga liikmed paneme vasakule poole ja ilma v-ta paremale. See v, mis oli paremal, me tõstame plussmärgiga vasakule, sellepärast et paremal ta oli miinusmärgiga. Paremal pool oli 42 ja -7 ja lisame veel -17. Ma mõtlen veel ringiga. -3v on vasakul. Ja siin on siis 24 ehk 42. Miinus 7 ja -17 on 18. Viimane samm, jagame mõlemad pooled -3-ga, sellepärast et 3 seisab praegu v koefitsiendina. V võrdub 18 jagame -3-ga on -6. Ja ongi meie lahend. Kui tekivad vahepeal küsimused, kas keegi seda esitluse, mul link on teiega jagatud, et te võite ka sisse tulla, et siin mõned asjad näiteks aidata mulle arvutada. Ja kui küsimused tekivad, siis kindlasti küsige, võib-olla liiga kiiresti või vastupidi liiga aeglaselt ma seletan, et võib kiiremini. Me võtame järgmist, ta on natukene raskem kui eelmine ja niimoodi me võtame järjest, et raskemad ja raskemad. Me täpselt sama töö teeme, et kui me näeme, et lineaarvõrrand, siis meie eesmärk panna kõik tähega liikmed ühele poole ja ilma täheta teisele poole. 5z miinus 2z ja pluss 3z. See liige on tõstetud teisele poole vastupidi märgiga. Ja siis parem pool 8 miinus 13 miinus 19. 5 miinus 2 pluss 3, 6z. Ja teisel pool arvutame ka. See on -24. Jagame nüüd 6-ga. Z võrdub -4, kuna -24 jagatud 6-ga ongi -4. No küsimusest ma siin ei näe, keegi midagi ei küsi. Loodame, et kõik on selge, me liigume siis edasi. Nüüd on natukene raskem variant. Siin on sulud. Kui on sulud ja meil on selline võrrand, kus on sulud, siis esimese sammuga me avame sulud ja siis edasi tegutseme nii, nagu me eelmises tegutsesime. Kuidas sulude avamine käib? Et selle koefitsiendiga 2, mis on sulu ees, me korrutame mõlemad liikmed, mis on sulu sees. Ja 3-ga samamoodi. Teeme korrutised. 2 korda 3x on 6x. 2 korda y on 2y. Nüüd on 6y ja 3 korda 4 on 12 ja 2 on paremal pool.
Nüüd ma väga vabandan, mul on siin väike viga. Siin ei ole X-i, siin on ikkagi Y. Ma ise trükkisin need ülesanded siis natukene ja läks valesti, väga vabandan. Siin on Y. Ikka meil on üks tundmatu, meil ei ole praegu kaks. Sellised me ka lahendame muidu, kus on kaks tundmatut, aga siis peab olema kaks võrrandi. Siis tekib süsteem. Siin on praegu ainult üks tundmatu või siin lihtsalt 3. No olgu praegu jääb nii, et Y. Kus Y siis 2Y, 6Y pluss 2Y pluss 6Y ja 12 me paneme siis teisele poole miinusmärgiga. Vasakul pool, mitu Y meil on? Meil on 14Y. Ja paremal pool 2 miinus 12 on miinus 10. Nüüd on koefitsient 14, me jagame 14-ga. Y võrdub miinus 10 14-ndiku. Taandame seda, lihtsustame natukene. Siin on võimalik jagada mõlemad arvud 10 ja 14 kahega. Siis murd miinus 5 seitsmendikku ongi meie lõppvastus. Miinus 10 14-ndikku saab ka jätta, aga ilusam on miinus 5 seitsmendikku. Ja kui te peate veel näiteks töötama selle arvuga, siis on mugavam, kui ta on väiksem. Võtame järgmist. Järgmine võrrand, siin on murrud. Ja murrud, nagu ma mäletan, teile väga ei meeldi. Proovime sellest lahti saada ja proovime teha nii, et meil on ühes reas kõik numbrid. Ja kui te oskate teistpidi, te võite omamoodi teha seda, nii nagu te õppisite põhikoolis. Mina seletan seda nii, et mina arvan, et see on kõige lihtsam variant, et me korrutame terve võrrand sellise arvuga, mis saab jagada 3-ga ja 2-ga. Ja parem, kui see arv on kõige väiksem selline arv, mis saab 3-ga ja 2-ga jagada. Mina arvan, et meile sobib siin 6. Me korrutame läbi terve seda võrrandi, selline omadus meil olemas, ja nagu me vaatasime alguses, et me võime terve võrrandi korrutada ühe ja sama arvuga. Kuidas see korrutamine käib? Esimene murd ma korrutan 6-ga. Teine murd ma ka korrutan 6-ga. Ja 2 ma ka korrutan 6-ga. Ainult nii võib. Me ei unusta midagi, jah? Esimene murd, teine murd ja kindlasti 2 ka 6-ga. Kui me 2 6-ga ei korruta, siis ei ole meil pärast õige lahenduskäik. Miks me korrutasime? Et taandada murd, et lahti saada sellest 3-st ja sellest 2-st, mis on all. Taandame. Siin saab 3-ga jagada, siis 6-st jääb 2 ja siin me jagame mõlemad 2-ga, et siin jääb 3. Mis me edasi teeme? Selle 2-ga, mis jäi ees, me peame 2x pluss 5 korrutama. Ja samamoodi 3-ga. Aga kuna ma korrutan terve see 2x pluss 5, siis ma kindlasti kasutan sulud. Või kui ma ei taha sulud kasutada, siis ma pean kohe korrutama läbi, aga ma siis korrutan nii, et ma korrutan 2-ga 2x ja 5 mõlemad, mitte ainult 2x, mis tihti juhtub. Pigem kirjutada iga samm, mitte kiirustada ja teha õigesti. Ja teisel pool on 12. Nüüd on sulud. Sulud meil olid juba eelmises, avame need.
2-ga ma korrutan 2x on 4x pluss 10 miinus 6x ja siin on pluss 3. Ma loodan, et kõik mäletavad, miks just pluss 3, mitte miinus 3. Sellepärast, et me miinus 3 korrutasime miinus 1-ga. Vastuseks on pluss 3. Ja veel kõik vist mäletavad, et miinusmärk suulu ees muudab märgi suulu sees. See on just see olukord. 12 on teisel pool. No edasi me teeme sama, mis me juba teame, mis me juba proovisime, et x-iga liikmed on ühel pool ja x-ita liikmed on teisel pool. Ja me ei unusta märki muuta, kui element läheb teisele poole. Miinus 2x on vasakul ja miinus 1 on paremal. Kui te märkate, et ma midagi valesti arvutan, mul mõnikord juhtub, siis kindlasti andke mulle teada. Ja? Te võite öelda või kirjutada sõnum. Ja. Või siin esitluses, aga ma näen, et siin kedagi ei osale siin esitluses online, siis vähemalt sõnumites ja. Võite mulle kirjutada, et te saite teine tulemus. Et miinus 2-ga me jagame ja x võrdub 1 kahendik. 2 miinust, no ma võin siin kirjutada, et miinus 1 me jagasime miinus 2-ga, saame siis 1 kahendik või 10 muru kujul on 0,5. Selline siis variant, kui meil on murrud. Me teeme üks veel, kus on murrud, isegi 2 sellist. See variant on natukene raskem juba kui selline, kus murrud puuduvad. Ja? Kas keegi võib mulle kirjutada sõnumites või öelda, mis arvuga me korrutame läbi järgmist võrrandit, et lahti saada murrudest. Meil on nimetajad 4 ja 3. Ja väga hea, esimene vastus juba saadud, see on siis 12. Tõesti, 12 sobib kõige paremini siin. Kui te näiteks korrutate 24-ga, see tegelikult ka sobib, aga see on suurem arv, siis teil tekivad suuremad koefitsientid, võib olla natukene raskem arvutada. 12 on ideaalne. Mina kirjutan iga samm. Kuidas teie vormistate, sõltub teie vajadusest. Kui on vajalik iga samm lahti kirjutada ja see aitab teha kõik õigesti, siis te teete seda. Kui te oskate kiiremini, kohe korrutate läbi, siis see on okei. Peaasi, et te õigesti arvutate. Nüüd, kui mul on korrutatud läbi 12-ga, siis ma taandan 4-ga esimene, 3-ga teine korrutis või kolmas korrutis, jah. Kirjutan, kasutan suulud. Korrutan läbi 12 ja 9. Nüüd on juba ilusam, lihtsam ja kui murud puuduvad, siis teeme suulud lahti. 9x, 21, 108, miinus 4x ja samamoodi, kui ma korrutan miinus 4 miinus 1-ga, siis ma saan pluss 4. Tõstan kõik, mis on x-iga vasakule. Muudan märgi, kui tõstan, jah. Arvutan
keegi võib, juba üks vastus olemas, et 7 lõppvastus. Väga hea. Siin on siis 13 x ja 91. X võrdub 7. Ongi õige vastus. Väga hea. Nüüd meil on plaanis veel tekstülesandeid teha. Mul on siin 1, 2, 3 võrrandit veel. Ma arvan, et ma seda praegu ei tee. Kui on aega lõpus, siis ma teen seda võrrandit. Võite kodus ka proovida, kui me ei jõua. Me praegu teeme järgmist. Sellepärast, et sellised sulud, mis siin on, me ei ole veel avanud teiega. Proovime need avada. Siin on 2 variandis, kuidas sulud avada, kui on üks sulg korrutatud teisega. Meil oli üks valem. Me võime kasutada valemi. A plus B, A minus B. Ehk meil on selle valemi praegu parem pool, me võime teha nii nagu vasakul. See on üks variant. See on väga hea, kui te mäletate seda valemi ja oskate seda kasutada. Kui ei mäleta, ei oska. Siis me teeme 4 korrutist. Iga element esimeses sulus me korrutame iga elemendiga, mis on teises sulus. Teeme seda. 4x ruudus plus 6x miinus 6x miinus 9. Ja teisel pool avame sulud 4x ruudus plus 12x. 6x ja miinus 6x saab koondada. Tõmbame need maha ja tegelikult 4x ruudus ühel pool ja 4x ruudus teisel pool me ka koondame. Mis meil jäi? Miinus 9 võrdub 12x. Nüüd ma kasutan see omadus, et ma võin vahetada pooled. Ma võin kirjutada niimoodi, et 12x võrdub miinus 9. Ja ma jagan 12-ga. X võrdub miinus 9 12-ndiku. Natukene lihtsustan, taandan seda. 3-ga jagan miinus 3 4-ndiku. Soovi korral kirjutan ka 10 murdu. Miinus 0,75. Ja siis viimane võrrand, pärast võtame juba tekstülesanded. Ma tahan seda võrrandi lahendada sellepärast, et siin on erilised sulud. Sellised kavalad sulud, mis on ruudus. Ja kuidas me siis avame need sulud? Mis tähendab, kui arv on ruudus? See tähendab, et see arv on korrutatud iseendaga 2 korda. Me võime, üks variant, me võime kirjutada 2x plus 1 ja 2x plus 1 omavahel korrutatud. See on üks variant. Ja edasi me avame sulud nii, nagu me eelmises tegime. Et me teeme 4 korrutist. Teine variant, kui me mäletame seda valimi, aga ma loodan, kuna me eelmine kord võtsime seda, ja siis paljud ma usun, et ikkagi mäletavad. Et see on a plus b ruudus, mis on a ruudus, plus 2-kordne a ja b korrutis plus b ruudus. Mis meetodiga avada need sulud, te valite ise, aga ma ei taha näha, et te avate nii, et te võtate 2x ruudus ja 1 ruudus ja kõik. Teil meeles peab olema, et kui te avate sellised sulud, siis teil tekib 3 elementi, 3 liikmed.
kasutame valemi nüüd. Me ei hakka need 4 korrutis tegema, et võtame valimiga, see on 4x ruudus pluss kahekordne korrutis ehk 4x ja 1 ruudus on 1. Pluss 5 veel, teisel pool kaevame 4x ruudus pluss 6x. Teeme koondamine. 4x ruud ja 4x ruud. Saame koondada. X-id tõstame ühele poole. 4x miinus 6x. Aga teisel pool on miinus 5 ja miinus 1. Miinus 2x on ühel pool ja siis miinus 6 teisel pool. Meil on juba siin vastus. Ja väga õige vastus. Et me miinus 2-ga jagame ja saame, et x on 3. Hästi. Nüüd tekstülesanded. Tekstülesanded on ülesanded, kus me koostame võrrandi. No täna me vaatame sellised, et kui me koostame võrrandi ja pärast seda võrrandi lahendame. Et esimene samm, kui meil on tekstülesande, et me loeme tähelepanelikult teksti. Loeme teksti, natukene aega annan teile. Et meil on arv 1000 ja see 1000 on vaja 3 liikmeks jaotada. Et esimene liidetav oleks teist 2 korda suurem ja kolmas teisest 40 võrra väiksem. Kui tekst on arusaadav, me saime aru kõik, mis siin kirjas on, siis me tähistame mingi tähega, no tavaliselt see on X või Y või A või B, vahet ei ole tegelikult, midagi, mis me ei tea. Me ei tea siin esimest liidetavat, teist ja kolmandat ka ei tea. Paneme, et see esimene on X. Kuidas me võime siis tähistada teist? Esimene liidetav oleks teist 2 korda suurem. Esimene on teistest 2 korda suurem. Kui me paneme, et teine on 2x, nagu siin on pakutud, siis mis on suurem, kas teine või esimene? Siis on teine suurem. Aga meil tekstis kirjas, et esimene peab olema suurem. Siin on variant, et me peame jagama. Muidugi on olemas ka variant, et me mitte esimene liidetav tähistame x-iga, aga teist. Siis on esimene 2x. Siis on õige. Ja, me jagame just, et saada teist. No kuna meil on juba x-iga tähistatud esimene, siis miks mitte kasutame jagamist. Me oskame ju pärast jagamisega lahendada võrrandid. Ja mis kolmanda kohta on öeldud? Kolmas teist 40 võrra väiksem. Me võtame teine. Kolmas on väiksem kui teine, ehk me lahutame 40. Ja see on kolmas liidetav.
Mis me veel teame? Me teame, et need kõik kolm, kui me liidame kokku, me saame 1000. Kirjutame seda ja see ongi meie võrrand. Kui me liidame x jagatud 2 pluss x jagatud 2, me saame x-i. Me tegelikult siin ei pea läbi korrutada 2, aga see on nagu variant, me võime seda ka kasutada, et me terve võrrandi korrutame 2 või siis liidame x jagatud 2 pluss x jagatud 2, see on lihtsalt x. Meil on x pluss x ühel pool ja 40 tõstame teisel pool. Ma kirjutan, et ma ikkagi iga samm kirjutan siin, jah, pluss 40. Siis ma jätkan nüüd siin. 2x võrdub 1000. 40, me jagame kõik 2. Viissada 20 on x. Aga me peame teadma, miks mul on teine? Kuidas teised? Mis teised arvutasid? Ja lõpus me peame ikka leidma kõik need kolm, jah? Et mul on siis esimene 520 ja teist ma leian niimoodi, et ma esimese jagan 2. Teine siis, ma teine värv kasutan. Nagu siis punane, et see on siis 520. Teine 520 ma jagan 2. 260 ja kolmas 260 miinus 40, 220. Ja tõesti, kui me liidame kokku 520, 260 ja 220, me saame 1000. Et niimoodi me siis lahendasime, kindlasti kirjutame vastust. Ja vastuses paneme kirja kõik see, mis oli küsitud. Kui tekkisid küsimused siin, siis on õige aeg küsida selle ülesanne kohta, sest et meil on aeg liikuda edasi. Järgmine ülesanne. Raamatukaapis on 3 riiulit. Kõigepealt loeme ülesanne ja mõtleme järgmise sammu juba, et mis on kõige mugavam siin tähistada x-iga. Tegelikult siin ei ole niimoodi, et valesti, kui te tähistate, et x on esimese riiuli raamatuid või siis teisel riiulil oli x raamatut või siis kolmandal, et kõik variandid on õiged. Te saate erinevad võrrandid, aga lõppvastus on ikka sama. Ärge muretsege, kui te mõtlete teistmoodi, nagu mina praegu teen, siis see ei tähenda, et see on vale. No, kas keegi pakub, mis me x-iga siin tähistame?
No tundub, et see esimene riiul on kõige sobilikum. Jah, teeme siis nii, et esimene riiul on X raamatu. Ma vahetan ikka värvi. On riiul, siis teine riiul. Teisel riiulil on 63 raamatut vähem kui esimesel. Siis tundub, et X miinus 63 peab olema teisel. Ja kolmandal on 2 korda vähem kui esimesel. No me peame uuesti jagama. Kolmas riiul. Ja vaatame nüüd tekstis, mis andmed veel pole kasutatud. Et veel siin antud, et kaapis on kokku 237 raamatut. See tähendab, et kui me liidame esimene riiul, teine riiul ja kolmas riiul kõik koos, me saame 237, koostame selle tingimusega võrrandi. Liidame kokku. No nüüd selle kahega üks variant, et te võite kirjutada mitte X jagatud kahega, aga näiteks kasutada koefitsienti 0,5 X. Siis teil murru ei teki ja kui murrudega on natukene probleemne arvutada, et ei meeldi, siis siin on võimalik ka asendada 0,5-ga. Või siis, kui on mul siin murd, siis ma saan ka korrutada kahega läbi, aga siis on päris suured numbrid tulevad, äkki ma ka asendan 0,5-ga. X-id nüüd ühele poole ja X-ita teisele poole. Arvutame. Ma jätkan siin. 2,5 X ühel pool, 300 teisel pool. Jagame 2,5-ga, siis X võrdub 120. See on siis meie esimene riiul. Ma võtan nüüd punast värvi, kuna mul siin eriti kohta pole, siis ma lisan siin, et see on siis 120. Teine riiul 57. No ja kolmas riiul 0,5 korda 120 on siis 60. Võib ka kontrollida, liita kokku 120 pluss 57 pluss 60 ja tõesti summa on 237. Nii palju
raamatukapis raamatu on? Vastus. Küsitud on, mitu raamatut on igal riiulil ehk siis 60, 57 ja 120. Sellised vastused me saime. Võtame järgmist või kui teil siin olid küsimused, näiteks te saite teise vastuse või midagi muu, tahate täpsustada, hiljem ka saab seda teha. Ma lähen nüüd edasi. Nüüd on põrand. Tuba. See on meie eluga kindlasti seotud. Mõnikord teeme remonti. Ja on antud siis toa ümbermõõt, mis on 20 meetri. Ja on vaja leida toa pikkus ja laius, kui pikkus on 1,5 korda laiusest suurem. Kindlasti me kirjutame, kui me kasutame täht X näiteks, no meil tavaliselt see on X ja mis see on? Me ei hakka kasutama lihtsalt X-i, mitte kirjutades, mis see on. Et X, see on, ma arvan, et siin on kõige mugavam võtta laius. Siis, et kui me tahame saada pikkus, siis me korrutame laius 1,5. Ja mis tähendab siis toa ümbermõõt on 20 meetri. Kuidas me saame toa ümbermõõdu? Mis kujund see on? Toa põrand. See on 4-nurk või see on 3-nurk? Mitu külje seal on toas? 4. Ja see on ristkülik. Ja siis meil on 2 laiust, 2 pikkust, mis kokku annavad ümbermõõdu. See on siis A ja see on siis B ja ümbermõõt tavaliselt tähistatakse suure B tähega. 2 laiust, 2 pikkust võetakse. Paneme nüüd sisse kõik meie andmed. Meil on 2 laiust ehk 2 X-i ja 2 korda pikkus võetud. Ja see kõik on 20 meetri. 2 X-i pluss 3 X-i võrdub 20. 5 X võrdub 20, jagame 5-ga, X on 4 ja see on laius. Siin on vaja leida pikkus ja laius, ehk me leiame ka pikkust. Pikkus on siis 4 korda 1,5, 6 meetrit. Vastus. Laius 4 meetri. Pikkus 6 meetri. Nüüd liigume edasi. Mul on veel 4 ülesanded. Ma usun, et me jõuame kõike teha. Viimased 3
päris raske, eriti viimane. Ta ei ole raske, aga ta on raskem kui need. Aga me liigume nii, et kõigepealt natukene lihtsamad võtame, pärast raskemad. Nüüd on kolmnurk ja maatükk, mis on kolmnurkne. Ja küljede, kuidas nad seotud omavahel, siin on kõik antud tekstis. Loeme natukene seda. Igaüks loeb. Siin on jällegi antud ümbermõõt ehk küljede summa. Ja mõtleme natukene, mida on kõige mugavam siin X-iga tähistada. Kui me ei taha jagada, siis teine külg, kõige mõistlik tähistada X-iga just teine. Sest et esimene on 2 korda pikem, siis me lihtsalt, et esimene saada, me X korrutame 2-ga. Et siis X on teine külg. Siis 2X on esimene külg. Ja kolmas külg on esimesest 4 meetri võrra pikem. Esimesest. Siis me võtame esimene pluss veel 4 meetri. See on siis kolmas külg. Liidame need kokku ja saame siis ümbermõõdu. Me kasutame viimane tingimus, et saada, et koostada võrrandi. Lahendame seda. Ma arvan, et ma ei lahenda seda ise, et keegi kindlasti kirjutab mulle vastuse. Sellised ma usun, et te juba oskate lahendada. Võrrand on mitte raske. Oi, siin on midagi. Külg, kolmas külg. Siin on niimoodi tuleb, et koomaga meil. Kui me X-id liidame kokku, kui keegi tahab midagi kirjutada, siis siin on draw, on vaja pliiatsi võtta ja siis kirjutada. Teistmoodi siin ei saa. Või vastus saab ka tekstboksina esitada. Siin on 5 X-i ja 32 teisel pool. No siin vastus tuleb koomaga. Ja, mina sain sama vastuse. Et X on 6,4. Ühikud on meetrid. See on siis meie teine külg. Ma loodan, et teised said ka sama.
teine külg on siis 6,4 meetrit. Esimene külg on 2 korda pikem. 2 korda 6,4 ehk 12,8. Ja kolmas on veel 4 meetri võrra pikem. 12,8 pluss 4. 16,8. Võime ennast kontrollida, liidame kõik küljed kokku ja tõesti on 36 nende summa. Vastus. Küljed on 6,4, 12,8 ja 16,8. Ja meetrit ma ka panen. Nüüd me liigume edasi. Kui muidugi tekkisid küsimused, alati saab küsida, lisada midagi. Aga järgmine ülesanne on natukene raskem kui eelmine. Loeme teksti. Ja kui on loetud, siis proovime aru saada, mida X-iga siin tähistada saab. Võite sõnumitesse kirjutada, et mis on siin X, mida me siin ei tea. Meil on ainult üks riiul. Jah, meil ei ole nii nagu eelmises oli, kus olid raamatute ja riiulid, et meil oli esimene, teine, kolmas riiul. Jah, meil on ainult üks riiul. Ja ongi X on sellel riiulil raamatute arv. Raamatute arv riiulil. Raamatute arv riiulil. Mis me siis tekstist veel loeme? Et oli võetud veerand. Veerand, see tähendab, et see on 1/4 sellest X-ist. Alguses siis oli võetud 1/4 raamatust. See on 1/4 X-ist. Mis veel? Ja veel 10 raamatut. Veel 10 raamatut võetud. Siis jäi 2/3. Ma võin niimoodi, et see on riiul. Et visuaalselt saab niimoodi endale panna. Et 1/4 võetud. Veel 10 võetud. Siis jäi riiulil on 2/3. Ja kokku see riiul. Mitu raamatut? Nagu me juba kirjutasime. X. See tähendab, et kui me liidame need arvud,
siis summa võrdub x-iga. Niimoodi me koostame võrrandi. 1/4 x. Mina eelistan kirjutada selle asemel x jagatud 4-ga, see on sama. +10. Pluss siin ma ka x-i pigem kirjutan ülespoole, aga saab jätta nii, nagu mul paremal pool kirjas. Ja see kõik võrdub x. Proovime seda lahendada. Ma arvan, et siin läbi korrutamine sobib hästi, aga kui te oskate teistmoodi, see on teie valik. Et te võite oma meetodit kasutada, kui te põhikoolist midagi mäletate, siis on väga hea. Kui ei mäleta, see on päris raske ja uus teie jaoks, siis te võite proovida nii, nagu me tegime selle tunni alguses. Ehk me korrutame läbi arvuga, mis saab jagada 4-ga ja 3-ga. Mis arv see on? Jah, väga hea, see on tõesti 12. Super, korrutame. Saab lahti kirjutada, nagu ma alguses seda tegin, saab kiiremini ka, kui oskate. Vaba valik. Ja tegelikult selline variant, et te juba jõudsid seda lahendada, te saate järgmist ja ülejärgmist ka proovida. Kuna see esitlus on avatud, te võite sisse tulla ja tegelikult olla teisel slaidil ja arvutada seal juba ja oma vastus näiteks kirjutada kuskil nurgas. See on ka variant, kui teie kiirus on natukene suurem kui minu kiirus praegu, jah. 12 ja 4. Tähendame. Siin on 3. Siin on 4. Korrutame. Ma ei usu, et mul hästi siin mahub. Ma lisan ühe valge slaidi. Ei tahada lisada. Mis ta oli? 3x pluss 120 pluss 8x võidub 12x. 3x pluss 120 pluss 8x võrdub 12x. Kontrollin ennast. Vist on kõik hästi. Lahendan edasi. Nüüd ma teen sellist trikki, et ma vastupidi x-id tõstan praegu kõik paremale poole. See on ka võimalik. Tavaliselt me teeme teistmoodi, aga see ei tähenda, et teistpidi ei ole õige. Loen x-id kokku. Saan ühe x-i ja lihtsalt vahetan pooled. Minu vastus on siis x võrdub 120. Siis riiulil oli alguses 120 raamatut. Ma vaatan ülesanded, mis siin oli küsitud. Mitu raamatut oli riiulil algul. Ongi vastus leitud. Sellega on siis kõik. See ülesanne oli juba natukene raskem. Ja järgmine, mis ma pakun teile, on sarnane sellega, mis me praegu tegime.
Nüüd on auto, mis sõidab. Ja kui kaugele ta sõidab, me ei tea. No kiirus me arvutame pärast. See on eraldi üks valem vaja teada, mis ma teile kirjutan. Aga kõigepealt koostades võrrandi me arvutame, kui pika vahemaa auto läbis. Siin on juba nagu pool joonist tehtud. Proovime mõelda samamoodi, nagu me tegime siin. Ehk mis on siis terve vahemaa pikkus? Tähistame seda X-iga. Ja nüüd vaatame tekstist osad, mis läbis auto. Kõigepealt ta sõitis 1/6 teest. Ma võin kirjutada 1/6 korda X või ma võin kirjutada X jagatud 6-ga, see on sama. Ta veel sõitis 15 kilomeetri. Lisan need ka. Ja pärast ta veel pidi sõitma 3/4 teest. Ehk ülejäänud osad me tähistame 3x jagatud 4-ga. Ja terve tee pikkus on X. Ehk me liidame need osakesed kokku ja saame X-i. Võrrand on koostatud. Teine ülesanne, kuidas me seda lahendame. Ja kuna siin on murrud, siis kõige mugavam korrutada läbi mingi arvuga, mis saab jagada 6-ga ja 4-ga, kes siis pakub meile arvu, millega me korrutame. See on selline arv, mis me võime jagada 6-ga ja 4-ga. Me ei jaga 6 mingi arvuga. Ja 2, sellepärast ei sobi 2. Sellepärast mitte, et me 6 jagame 2-ga, ja mingi arv, mis me ei tea, ja no X me ei kasuta, olgu. A. Me peame jagama 6-ga niimoodi, et see jagatakse ilusasti, ilma koomata. 12 teine pakkumine. Üks ei tulnud kas. Hästi. Korrutame läbi 12-ga, see on õige. 12 X jagatud 6-ga. 15 korda 12 või 12 korda 15. Vahet ei ole, mis järjekorras ma siin kirjutan. 12 3x jagatud 4-ga ja 12 korda x. Tähendan nüüd 3, 2x, 15 me korrutame 12-ga, see on 180. Ja tegutseme edasi. 3 ja 3 korrutame läbi, see on 9x ja teisel pool on 12x. Mina arvan, et siin on mugavam x-iga kõik liikmed tõsta paremale. 180 jääb siis vasakul. Ja ülejäänud paremal.
Paremal pool jäi üks X, siis X on 180. X võrdub 180 kilomeetrit. See on siis esimese küsimuse vastus, kui pika vahemaa pidi auto läbima. Ja see on 180 kilomeetrit. Aga siin on ka teine küsimus. Kui suur oli sõidukiirus? Ma ei tea, kas te märkasite, et siin oli kirjas, et ta läbis see osa, ehk joonisel see, jah, poole tunniga. Ehk aega võttis on 0,5 tundi. Äkki keegi mäletab, kuidas kiirus arvutada? Meil on tee pikkus, mis tähistatakse S-tähega. Meil on aeg, tähistatakse T-tähega ja meil on kiirus, tähistatakse V-tähega. Me leiame kiirus, kui me midagi teeme tee pikkusega ja ajaga. Äkki keegi mäletab? S me jagame T-ga. Väga hea. Tõesti nii, S me peame jagama T-ga. Me ei tea, kui kaua sõitis auto terve tee. Ja? Me teame ainult, et see osa on läbitud poole tunniga. Siis me kilomeetrites see osa jagame 0,5-ga. Me arvutame nüüd S-i. X me juba leidsime, see on 180. Me jagame seda 6-ga ja liidame 15. Arvutame. 45 kilomeetrit ja aega ta kulutas pool tundi, siis V võrdub 45 jagada 0,5-ga. Tema kiirus oli 90 kilomeetri tunnis. Tundi, kilomeetrit mul kahjuks seal ei mahu. No vastust ma pean ka kirjutama. Ma kirjutan nii, et terve tee pikkus S on 180 kilomeetri ja V 90 kilomeetri tunnis. Te kindlasti lisate ühikud, mul lihtsalt ei mahu. No meil jäi 5 minutit ja üks ülesanne veel. Proovime mõelda, võib-olla see lõpplahendus jääb teile koduseks ülesandeks. Kui me ei jõua, proovime koostada võrrandi vähemalt, ja? Et ma usun juba, et võrrandi te juba oskate lahendada, kui see võrrand on koostatud. Aga kui on meil tekstülesande, siis seda võrrandi on vaja veel koostada. Ja see moment on kõige raskem. See ülesanne ei ole lihtne. Siin on vaja väga hästi aru saada teksti. Kõige esimesena me loeme teksti, pärast me mõtleme, mida me tähistame X-iga või mingi muu tähega. Meil on vend. Noorem õde ja vanem õde. Palun
pakkuge, mis on kõige mugavam siin X-iga tähistada. See ei tähenda, et kui on midagi muu tähistatud X-iga, et see on vale. Ei tähenda. Aga mõned variandid on lihtsamad, et pärast koostada võrrandi, mis on natukene lihtsam lahendada. Te võite sõnumites kirjutada, et mis on X, kas venna vanus, noorema õe vanus või vanema õe vanus. No, aega meil väga palju oodata ei ole. Mina pakun, et me võime noorema õe vanust võtta nagu X. See on praegune vanus. Ja venna vanus on siis 2 korda suurem, siis 2X. Ja no, vend on 3 aasta võrra noorem kui vanem õde. Ehk siis vanem õde on 3 aastat vanem kui vend. Et venna vanusele me liidame veel 3, et saada vanema õe vanust. Ja kõik need vanused on praegused. Need, mis on praegu. Aga 13 aasta pärast hiljem, kui vana on vend? Tema vanus siis 2X plus 13. Noorem õde on siis X plus 13. Ja vanem õde 2X plus 13, plus 3, vabandust. 3 plus 13. Ja kui me liidame need vanused, mis arvu me saame? Siin tekstis on see kirjas. Vastused, Riita, sa mõtlesid siin küsimus, kui vanad on vend, õde ja õed praegu. Kas need vanused, mis sa kirjutasid, on praegused vanused või need, mis on 13 aasta pärast? Kui minna edasi selle võrrandiga, mis number me paneme teisel pool küsimärgi asemel? Loeme teksti. 13 aastat hiljem on nende vanuste summa sama nagu nende vanaema vanus praegu. Aga ta ainult 13 aasta pärast on 75 aastane. Et siis praegu tema vanus on 75 miinus 13. Vot selline võrrand me saime ja see jääb teile siis kodus või iseseisvalt lõpuni arvutada.